Nii, tere päevast kõigile võrkpallisõpradele, kes on nüüd siin U18 Eesti meistrivõistluste finaalmängu lainel ennast lülitanud, küll pooletunnise hilinemisega, aga tütarlaste finaalmäng ja aastal 2026 kaks kõige tähtsamat meest kõigepealt. Uku Rummi Erko Varblane siis tänast mängu teenendamas. Pille Saks siis kõik üles kirjutamas. Ja las Neeme räägib. Kassandra Vall on siis libera, jah? Ma arvan, jah, meil ei ole mõtet siin duubeldada. Algrivistus täna on järgmine. Esimesena tuleb väljakule Astrid Jakobson. Tema kõrvale Anastasia Lipovistova. Kolmandana Sofia Suganjova. Neljandana Varvara Nesmenova. Viiendana Helen Kuusik. Ja kuuendana Katrina Murmalevskaja. Marko Libero on Viktoria Tutskaja. Peamääril on Anatoli Kuprejanovitš ja tema toetamas Elene Boratashvili. Nii, tere Kertu. Chupacabra laul oli kunagi. 2004. aastal vaatasin järgi. See oli 6 aasta. Kertu Laak siis koos Marko Metiga tänast finaalmängu kommentaarivad ja kõik nimed öeldi välja õigeste hääldustega ja Neeme Kuuskmaa abiga ja kõik tähtsad inimesed eesotsas Uku Rummi, Erko Varblase ja Sten Esna, Markus Maila ning Anatoli Kuprijanovitšiga sai ka välja käidud, nii et mäng kohe algamas ja mis ootad? 5 geimi? No nagu ma aru sain, siis siin see graafik niigi venib juba, aga kui juba venib, siis võib ju mängu põnevaks ka ajada. Et rääkisin siis Sten Estaga natukene enne, et ta ütles, et tema hoolealused teoorias peaksid olema vastastest üle, aga et 80% sellest mängust on peas kinni, et kuidas nad suudavad selle väljakul maksu panna, et seda siis hakkame nüüd nägema. No 70-30 öeldakse. Mulle ülikooli ajal ütles õppejõud Kristjan Kais, et 50-50 rannas ja saalis 70-30 ehk siis 70 peas kinni ja 30 füüsis. Aga ma olen Steniga nõus, et tegelikult on nemad favoriidid ja põhimõtteliselt peaks Keira Liina Lukase ja Kette Rutno ja Jürilo ja Kaukveri eestvedamisel see mäng siin lõppema kiirelt 3-0. Sest nad on olnud selles vanuseklassis ikkagi teistest selgelt üle. Ja 2-1 läinud ka juhtima seda mängu ja Keira Liina Lukas, kes ka naiste koondise kandidaat, on siin nüüd servi vedamas ja selles mõttes, et Kalevil on 2 selget liidrit, üks neist nurgast jälle lahendas ka ja emotsiooniga. Et nime hääldamise jätan sinu. Anastasia Nipastidova, jah. Nipadistova juba läkski valesti. Aga kapteniga ka tegemist, et tundub, et on siis liider nii mänguliselt kui ka ilmselt siis nagu tiimi keemia kooshoidmisel, et see kapteni roll tavaliselt on. No jah, Tallinna spordiselts Kalev on teinud ikkagi väikest imet, et finaali välja purjetati, sest alustasid nad üldse äkki nende asetus oli 6 midagi sellist ja nad on jõudnud see finaali välja, et kohe võeti Bigbank Tartu esimesel päeval maha ja siis ehk siis eile võeti 2-3-0 võitu ja purjetati finaali, et poolfinaalis Selver Tallinna teine võistkond samamoodi murti 3-0 maha ja seal on varianti ka. Ehk siis
No siis on olnud kiired mängud ja energiat tänaseks palju, ma arvan. Jah, selles mõttes Selver Tallinn ikkagi esimeses ringis võitles seal Viljandiga 3-1 võitis ja teises mängus siis võiti Katoliku spordiklubi üle kindel 3-0 võit, aga jah, üldiselt Tallinna spordiselts Kalev on juba selgelt ületanud ennast, et nad finaali välja on jõudnud. Seda enam on neil lihtsam mängida võib-olla seda finaali. No ja neil on ikkagi nendel punastel särkidel on see, neil on juba oli tegelikult, ma arvan, 6 aega tagasi või pool aastat tagasi see juba kuld kaela riputatud, nii et vaatame. Säde Kirs pani palli mängu ja sellist asja nüüd. See oli väga kaval lükke praegu. No tundub, et rünnakujõudu on korralikult ja sellist näost oli ka näha sellist sportlikku viha, et tema tuli võitma siia täna igatahes. Anastasia ikkagi vaneb sellise vihaga, et seda emotsiooni, mis pärast õnnestumist tuleb, seda on nagu tore vaadata, sellist kuraasi igas Eesti tütarlapsed ei ole meil. Jah, seda on alati tore näha ja ma arvan, et ta on, kuidagi nakatab oma võistkonnakaaslasi ka ehk sellise võitlusvaimuga. No Cassandra Vall ma paneks pool punkti ikkagi talle, sest ta väga hästi võttis servi vastu ja teine puude ka. Noh, Kette Rutno toimetab iga päevaselt seal Audenteses. Oleks võinud kiiremini tulistada sinna 4, aga Siret Kaukver igal juhul. No ma arvan, et juba nagu puht füüsiliselt peale vaadates, et Selver peaks nagu toimetama natuke teisel kõrgusel kui Kalev, et siin võib-olla ei olegi mõtet nii kiireks seda mängu ajada, et rahulikum tõstaja saab sealt ploki pealt ära lahendada, aga ja Kaukver ja Jürilo ja Lukas kõik tegelikult 1,80 m pluss tütarlapsed ja suudavad päris kõrgelt võtta. Jah, ütleme, kui ma ise mängisin seda vanust, siis ma ei mäleta, et oleks olnud selline võistkond, kes nii stabiilselt nagu pikad oleks, et see on nagu väga äge seltskond siia kokku sattunud. On jah, see punt on ikkagi väga huvitav ja seal on tegelikult pingi peal ka mõni pikem plika veel. Aga Siret Kaukver eksib serviga. Siret alustas Karlo Remi Kallendi juures oma võrkpalliteekonda ja tema väike õde käib ka praegu võrkpallitrennis. Ma arvan, et äkki isegi vaatab seda mängu või noh, kui ei vaata, siis saalis ma ei näe praegu Karitsit, aga jaa, Sirts on igal juhul ta on ka noortekoondise mängija. No, Keira-Liina Lukas nurgast kõrgelt vajutab maha jää muidugi. See oli nüüd huvitav olukord, et tõste oli ikka väga eemal. Mozolevskaja, Katriina Mozolevskaja. Aga kuidagi see Selveri kaitse ei olnud valmis, et sealt nii terav löök tuleb, et üsna riski peale läks välja ja tasus ära. Sofia Suravljova. Nii, Vall võtab jälle päris hästi vastu selle servi ja ilus. Simona Sova, Johanna väikeõde, kes varsti on sama pikk nagu Johanna. Johanna ka kindlasti seda mängu vaatamas on teisel pool lahte. Lahte. Teisel pool lompi. Või lompi, mis iganes. Simona, jah. Jah, päris ilusti teravasse diagonaali suutis selle palli suunata, et eks, ütleme, täpselt ei tea, kui vana tüdrukuga tegemist on, aga Simona on 2011 sündinud, kui sa mõtled Simonat nüüd. Jah. Ja ta on kõige noorem siin võib-olla isegi. Kuigi ütleme, siin on veel, see Astrid on meil ka 2011. Okay. Et ühesõnaga nii noore tüdruku puhul, eks need ütleme, jõulisemad rünnakud võib-olla tulevad pisut hiljem, aga näha on, et ta suudab nagu käe sinna pallile ikkagi peale panna ja kõrgust on ikka korralikult juba, et vähemalt siin U18 võrgu pealt. Ja Selver hoiab siin stabiilselt sellist 2-punktist edu.
ja serviga tegelikult on suutnud suruda päris hästi Kalevit ja praegu ka selline ikkagi üsna sundimatu viga Kalevi poolt, et lihtne pall vaja üle anda. Noh, selles mõttes targalt läks üle andma, aga platsi ei leidnud üles, et pigem anda see pall kindlasti sinna 2 peale kui kuskile 5 peale liberole, kes selle ime hästi sealt vastu võtab. Nii, keskele nüüd 2 käega. Jürilo. Helene Lisette Jürilo tagaliinist. No Astrid lööb tsoonist 2 ära, tema ka ikkagi Rae spordikool Viastoni naiskonnas on saanud nagu kogemust, nagu ka Anastasia Nipatistova, et selles mõttes see on olnud ka hindamatu väärtusega. Saan aru, et siis värskete Eesti meistritega tegemist. Võimalus siin veel üks tiitel võtta see täna. Jaa, Jürilo nüüd paneb õigesse kohta, vaata, aga siin oli nüüd jälle küsimus, kas Astrid oleks pidanud seda freeballi mängima, igal juhul keskelt lahendab ära Varvara Nezmejeva. Ja isegi hüppas 2 plokki sinna üles, aga natukene millisekundi jäi hiljaks võib-olla, et suutis tempo sinna ära vajutada. Ja eksib meil Astrid Jakobson, lööb servi pikaks ja viik majas. Jah, mõned servivead on siin kogunenud juba mõlemale poole, et ei olegi viiki ikkagi, 9-11 on. Otsitakse natuke võib-olla seda õiget sellist servi löömise kiirust siin kolmandiku platsi peale, et natuke teistsugune tunnetus võib-olla on. No Kette Rutno mängib nüüd kaitses, Jakobson rünnak maha jää ja Vall, no ideaalselt antud pall, jah. Boom. Nii see võrkpall käib, lihtne on ju. Jaa, ei no Keira-Liina Lukasel on ka olemas siin kõik suunad rünnakul ja ma muidugi natuke siis, mulle meeldis Kette Rutno kaitses, sest vahepeal tal kaitses tekib mingi värk, et ta ei tule need pallid nii hästi üles, aga Ketter ilusti mängis ja ise servib ka vasakukäeline. Tal on ka ülivastik serv ja sidemängija. No nüüd natuke kiireks. Aga sai ilusti pihta. Võimuga ikkagi Selver Tallinn peaks selle mängu ära võtma, jah, et see oli hea märkus, et ikkagi sellist seltskonda ei mäleta, et oleks nii, et keskmine pikkus oleks ühes võistkonnas nagu nii pikk olnud, et ikka on eriti ma väiksest kohast pärit ka, ega meil seal väga ei olnud nagu pikkadega väga priisata, aga mõni väiksem pidi ikka platsil olema. Ja Jürilo nüüd Publik sai ka palli katsuda korra. Helene Lisette Jürilo. Jah, mis mulle tegelikult Kalevi puhul nagu meeldib, et neil ei ole serv võib-olla kõige paremini käes, aga nad ei nagu reageerivad üli hästi sellele halvale vastuvõtule ka, et aitavad kõik pallid vähemalt nagu üle, et ükski pall nagu niisama maha ei kuku, et seda on õige näha. Nüüd sai libero ka ühe tõste. Nii, Lukas. Keira-Liina Lukas järjekordne punkt ja 15-9, nii et Kette Rutno teab väga hästi, et kolmandat servi ei tohi eksida. Vaatame, mis ta teeb. Muidugi seda ka, et peale aega ei tohi eksida igal juhul. No siis on eriti praegu. Toolik võttis oma esimese... Anatooli võttis oma esimese aja ära, jah. Et... Ja praegu tuleks siin natuke proovida pidurit tõmmata sellele seeriale, et kas, mis siin teha saab, natuke olla võib-olla valmis sellisteks teistsugusteks lahendusteks, et nagu siin Lukas vist tegi süükse väikse rollshoti sinna plokki, et seda kuidagi rahulikumalt kas enda poolele mängida või siis üle panna, et sellised natuke sellised enda valmisoleku asjad, aga eks servisurve on ka kõva peal, et siin sellega on Selver nagu väga head tööd teinud ja sealt siis seeria on tulnud ka. Jah, Kette Rutno nüüd pani mängu palli. Jälle vastuvõtt peal. Häde Kirss. No, läbi ei õnne natukene, aga nagu öeldakse siis
punkt on punkti, aga ilusa punkti eest 2 punkti ei anta, nii et Säde Kirss ja Siret Kaukver ja kõik need mängijad, Cassandra Vald, kõik see seltskond, kes siin on nüüd punasärkides. Kui me rääkisime, et meil on 2 valitsat Eesti meistrit, siis vaatame selle ralli lõpuni ära. Kette Rutno kaitse praegu jah, kuidagi puterdasid nad. no eks see oli ka siukene suht 2 vahe või võib-olla isegi 3 inimese vaheline pall, et üsna sinna okei, tal olid käed aga seal täitsa vastas, et seal oleks võinud üles mängida. Aga jah, pika jutu lõpetuseks lihtsalt kogu see punasärgid on ikkagi naiste liiga kogemusega ja mängib Viimsi Tallinna Ülikoolis Audentases enamus mängijad. Et kui siin Kalevil on 2 mängijad, kes on naiste liigas on mänginud. Säde Kirss on ka saanud mängida Viimsi Tallinna Ülikooli eest päris mitu mängu. Mitte väga palju küll, Eesti liigas mängitakse kokku 18 mängu ainult. Aga midagi ikka. No siiski. Keira-Liina Lukas. Näitas siin väga head vastuvõtuvõeline punkti ja sai ilusti temposse mängida võistkond, aga no ei olnud ka kaugel see, et see serv oleks üle läinud, aga Tross jäi natukene. Et mina ütlen sellise servi peale, et kes selle võrgu siin ette pani. Ja, kuni võrguni oli hea serv. Selline seis, et ei pea väga võib panna riski küll. Nii. Jah, samas on see seis, et tasuta punkte ei ole ka vaja vastastele anda, et kui nad tahavad punkte teha. Vaat siin oli kombinatsioon praegu. Vau. Ja lasi looma välja praegu. Super. Ja mängisid kuidas me nüüd nimetame, statistikute keeles nain. Ja. Mõni siin räägib mingist lainest või konksust. Ühesõnaga lühem tõste 4 ja... Plokk ei olnud jah valmis selleks, et siin kordus ka näha, et hüppasid üles küll, aga ta vist nägi ka plokki piisavalt hästi, et vajutas sinna lühikese diagost ära ja ta aga ei tundub selline mängija, kes nagu lihtsalt palli üle ei lähe lööma, et ta ikka, kui läheb lööma, siis täiesti jõust ja tuleb siis, mis tuleb. Nipadistova on ikkagi selline sportlik viha, jah. Kogu aeg on selline killin ära kõik siin nägu ees. See on ainult tervitatav. Jah, 12-18 seisul ja Anatoli Kuprianovitš, teine mõtlemisaeg ja teine turniir sellel Coop-karikal oli paar kuud tagasi Net-spordihallis, siis Selver ikkagi väga kindlalt võttis selle turniiri võidu ja kõige esimene turniir, kui toimus sellel vanusel sügisel, siis Katoliku suutis 3-2 võita, et see on nüüd 3. turniir ja esimesel turniiril jah, tuli väike tööõnnetus, aga üldiselt see võistkond on ikkagi domineerinud. Jah, praegu tundub ka, et lähevad nagu selles skeemis vähemalt omadeid, aga ega me seda ei tea kunagi, et... Jah, vaatame, siin Kalevil, kui neil sisu poleks, siis nad ei oleks siin finaalis. Jah, no praegu nüüd on see, loen nime jälle, Nipadistova on eesliinis, et kui vähegi hästi käes on talle ainult see pall anda ja küll ta sealt midagi teeb, et... Seal on muidugi hea plokk kõrgem, mis üldse vastu panna. Jah, kaugeks. Nii, jah. Sova ja Jürilo. Aga ikka läheb kõvasti lööma ja lööb sisse need pallid, ja karjub ja laseb looma ka välja, nii et See on muidugi huvitav, et Jürilo ja Sova arvast, et ei ole vaja. Jah, ma temale nagu hüppamata ei jätaks, et sealt võib tulla igast asendist. Nüüd oli hea serv. Nüüd jäi Vall, jah. Cassandra Vall jäi nüüd ätta natuke. Ei, väga hea terav serv oli, et tuli natuke võib-olla kuidagi vajus talle nagu valesse kohta see pall, et nukkide pealt nagu lendas minema. Sai sõrmedega võtta. Natuke kaugel ja Kaukver. No siin oli nagu plokitehniline viga, et tegelikult jõudis ilusti kohale, aga ju siis mitte nii ilusti, et käed oleks saanud ilusti üle panna, et löök läks täpselt nagu sinna tempo kätesse. Maria Hall ja võistkonna teine sidemängija, vasakukäeline ja ka päris heal kiirusel serv. Tuleb siia ühe peale lühem. No side üks asetus hea siin suruda. Siia ühe peale tilgutada seda servi.
Maria Hall jah, siis natuke tegelikult korrigeerisid seda asetust siin, et enne Nipodistova oli siin 2 peal, nüüd võtab 4 pealt vastu, et nüüd selles mõttes nüüd Astrid jookseb eest läbi, vaat. jep. Teevad seda ümber pööratud side ühte. Ja... No näed, läheb täiejõuga lööma. Kui ka päris hästi pihta ei saa, siis ta ikka kuidagi see punkt tuleb, et... päris hea vibu on ja läheb ka ise servima. Ei, tehnika on ilus, tehnika on ilus. Anastasia ja tal on ka päris hea serv. Vaatame, nüüd on niimoodi juhtunud, et Maria Hall on side ja Keter Rutno on hoopis diagonaalrindaja. Vaatame nüüd seda, mis nüüd saab. Keter vajutab ära. Saab kohe. Ja, aga tegelikult võiks ju samamoodi joosta, sest seda enam vasakukäeline diagonaal. Ma saan aru, et tegemist on siis universaalmängijaga natukene, et... No mõlemad, nii Maria kui Keter tegelikult on võimelised ka... Nendega saaks mängida 2 sidega ja ei peaks üldse diagonaali kasutama. No, eks ma isegi olen selles positsioonis. Ja sees. No... Anastasia Nipodistova ikkagi... On enda peale võtnud selle mängu. Ja no selle serviga, seal ei olnud väga midagi tehagi, et... Ja sunnib siin Stennesna ka võtma ühe time-out'i, tundub, et... Natukene siin asju maha rahustada, võib-olla servi ja rütmi häirida. Aga see jooksmise teema, kui sul nagu praegu on vasakukäelised seal, siis see oleks nagu jällegi koht, mida me arvan võime järgmisel hooajal näha siin, kui Selver Tallinna võistkonnas. Aga jaa, Maria Hall ja Keter Rutno mõlemad on hästi huvitavad kujud, et ei ole ainult see, et ma olen side, mängivad, kui vaja, siis panevad pauku ka. Väga õige. Eks see tuleb mõlemat pidi kasuks, et mis iganes teed nad siis pärast otsustavad minna, kas sidena või ründajana jätkata, et ikka on hea, kui sa tead kuidagi nagu teise positsiooni hingeelu ka ja oskad nagu kaasa mõelda. Ops, ja veel üks siia otsa. Ja mingisugune time-out. Mis see time-out? Ei, teda ei huvita. Teda ei huvita. Tema läheb punkti tegema. Jaa. No, päris hea siin Viljandi näiteks võttis, Viljandil oli see target nii-öelda, vastuvõtul oli Kaukver. Siin praegu Kalev veel ei ole kedagi konkreetselt otsima hakanud. Ja tegelikult vastuvõtul nad ei ole siiamaani vahele jäänud. Jälle natuke eemal. Tõste läheb üsna peale. Julgestatakse ja vähem üles. No teist korda ei olnud mõtet seda palli mängija minna, et... No nii. Kui ise oled juba esimese puute ära teid, siis jookse ära. Ja ongi 1 punkt vähem. Vaata, see tegelikult ju kõik toimis tähendab kuni selle vahet siin. Jah. Nagu, ehk siis Adele Kala tuleb nüüd sisse Keter Rutno asemel ja tõstma jääb Maria Hall. Adele Kala ka, Taltech Nordeidis mänguaega see hooaeg sai. Väga hea lühike serv. Ja hästi varieerib selle serviga ka ikka ja suudab olla väga ootamatu, et... Lühike serv nüüd siia kohe Kala peale ja... Väga õige, värske mängija kohe ära testida. Viik majas 5 punnini. Nii et huvitav. Väga huvitav lõppla. Nüüd on küll nagu... Jah, ma korra ütlesin, et võib-olla see game on juba kindel edu, aga ei saa seda kunagi öelda. Nii, Selver hoiab mängus palli. See on lihtne pall. Nii, Astridi rünnak maha ei jää. Aga Siret Jama jääb. Siret Jama jäi maha praegu. Ja nüüd on oluline, et see... Et vaatame, kas siin Selver suudab oma servisurvet nagu jätkata, et võib-olla nüüd ei ole enam seis nii hea, et saaks julgelt servi panna, aga eks me näe. No päris hea serv. Tagant liinist, jah. Auti seekord, aga läks jälle täie jõuga lööma. Selles mõttes... No nüüd Astrid Jakobson võiks 2 pealt ikkagi ära otsustada, ja küsida endale seda tõstet, et saada minema siit. No, Siret Kaukver. Hästi hoiab mängus.
ja Teele Kalasen saab kaitsepuute ja Keira-Liina Lukas soonist 2. Jah, pahatihti on ka nii, et 20-20 viik, aga siis tugedam võtab ikka, mitte Karmen tugevam võtab oma ikka. Ja Siret Kaupler. Praegu on Kalevi liber on nagu jäänud vahele Veitseri vastuvõtuga, aga samas ka nii Podistova on ka natukene rünnakule nagu oma ära teinud, aga ikka vastuvõtul on ka ikkagi natukene olnud hädas. Jah, nagu ka praegu ja esimene game pall, esimeses game'is tuleb veel vahetus, tehakse siin taktikaline vahetus. Kertu Kelder väljakule Astrid Jakobseni asemel. Jälle vastuvõttu peab natukene päästma. Selveril kontravõimalus. Teele Kalarünnak maha jää. No nii, esimene game lõppenud ja lõppenud 25-20 Selver Tallinna game'i võiduga. Me teeme kiire reklaamipausi. Jõudu tööle! Kas meil siin mõni pood ka veel lahti on? Hea mõte. E-Selver on igal pool, alati lähedal. E-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Elektrolüütidega Hydration ja suhkruvaba Fookus. Laetud vingete vitamiinidega. Uued Vitamineral Prod A. Le Coq'il. Nii, oleme tagasi TalTechi spordihoones, kus on siis U18 vanuseklassi finaalmäng. Ja esimese game'i siis võitis favoriit Selver Tallinn ja kiire statistilise ülevaate teeme ka teile kohe, kui me numbrid saame. Nii et jah, see on väga äge, et siin viimastel aastatel ikkagi on tehtud seda statistikat ka noorte turniiridele, et Marko võib öelda, võib-olla mitu aastat seda tehtud on siin, aga no niimoodi, et sul on 3 väljakul mängud ja kõikidest mängudest tehakse kohe live statistika ülekanded, et me oleme ikkagi arenenud siin iga aasta väike step edasi. Nii et ma võin siin heietada, kuidas omal ajal asjad olid, et ja no jah, ma ei hakka omast ajast üldse rääkima. Meil pani lihtsalt treener ühe mängija, kes kunagi mängu ei saanud, pani paberile kriipse tõmbama, et kes kui palju punkte toob. Ja nüüd on ikka natuke edasi arenenud jah, aga jah, kuna siin Mihkel pidi asja üle võtma praegu, nagu näed, väike tõrge on, siis õnneks on Mihkel siin tulekahjud kustutamas. Jah, et alati see interneedus ei pruugi vastu pidada ja seetõttu praegu kõik tähtsamad numbrid jäävad. Räägime seda, mida me näeme, et statistiline ülevaade jääb natukene hilisemasse. Ühesõnaga, Lukas lööb pikalt ja 1-0. Ja see oli väga hea rünnaku suund praegu, et sinna on kaitset nagu väga raske panna. Aga noh, ütleme tunde pealt öeldes, ma arvan, et Selveri vastuvõtuprotsent oli tunduvalt kõrgem. Rünnaku protsent
arvatavasti ka, et kust see nagu game pingeliseks läks, oli võib-olla lihtsalt Selveri enda oma vead, et natuke ise andsid järgi, pluss siis Nipadistova head 9 punkti tõi, seda see on ma päris näen, korralik game'is, et 9 punkti ja 3 servi ässa nendest. Aga jah, Selveri võistkond lihtsalt mängis natukene võib-olla võistkondlikumalt ja jah, hästi praegu Mozolevskaja tsoonist 4. Tal on äge number, mul meeldib. Kui mina terve elu poleks 10-ga mänginud, siis poleks mänginud 23-ga nagu Michael Jordan. Ehk siis Mozolevskaja numbri all 23. Ise ka servimas. Ja hästi servimas. Jah, võib-olla kui Selveril nagu häid vastuvõtte rohkem, siis nagu otse ässasid ma isegi ütleksin, et nad on ka ikka päris palju saanud, et ma ei tea, seda numbrit ma hetkel vist 3-4 ässa, jah. Jah, no ega siin muud ei olegi, tuleb suruda, praegu ja. Võttis muidugi ilus kaitse. Kauker võttis väga hästi servi vastu ja imekaitset tehti. Jürilo rünnak maha ei jää. Ja tõste tegelikult halvast olukorrast ja ilusti lükkab ära sinna. Suutis veel õhus nagu suunda muuta, et väga hea lahendus. No ühte numbrit ma tean küll peast. 10. aprillil oli Jürilo rünnaku kõrgus 2,99. See mängija, kes on seal tsoonis 4, number 16. See on ju väga korralik. See on juba täitsa mängija. Et vaatame, kas Jürilo... Aga jälle side 1 ja parem vahe ja mis iganes. See side 1 on selline Kirstu nael asetus. No, ja ma ütlen, seal löö see serv sinna ühe peale ja päris tihti ikka võistkonnad sinna ja kinni. No eks sellepärast ka kasutatakse seda jooksmise varianti päris palju, et saab selle eesliini nurgaründaja nagu enda kohale servi vastu võtma, et näed, 3 meetri kõrguselt tuli praegu rünnak ja Jürilo lõi ära ilusti 4 pealt 4. Või noh, okei, sinna mitte päris 4 pealt 4, aga ikkagi mingi suund oli rünnakul. Et sinna 5 peale. Täpselt. Ja siit U18 võrgu pealt on eriti hea siin seda kõrgus kasutada. Meil on naiste võrk. On naiste võrk või? Tõsi? Okei. Näed, ajad on muutunud jälle minust mööda läinud. No nii, üle tuleb ja seal Jürilo ei jäta midagi juhus oleks. Et Helene Lisette Jürilo käis ka siis Eesti 2009 ja no, hiljem siin tütarlaste koondisega valikturniiri mängimas. Hispaanias käidi kuu aega tagasi. Ideaalselt käes jälle. Jube, jah, üsna... Ütleme, Kalev harrastab siin ikka tükk maad kõrgemat tõstet kui Selver siin. Et loodavad võib-olla siis ründajate individuaalsele meisterlikkusele rohkem, et ei ole nagu taktikas sees, et tõstet juba kiireks ajada. Varvara Nesmejeva, päris hea serv, aga vale mängija peale. Ja no, Siret Kauper. Siin oli mingi error nüüd. Kõik laiutavad käsi, et mis, kes ja kus. No kas Astrid või siis Anastasia 1-2 pidi jooksma? Kuidas oli lepitud kokku? Täpselt, kuidas oli kokku lepitud. Kas läheb wing under või tuleb siis ühe pealt tippi võtma diagonaal? Säde Kirss eksib serviga. Ma arvan, et Selveri jaoks ei ole see mäng, kus serviga nagu 100% suruda, et mulle tundub, et nad saavad sükse oma tavalise serviga päris hästi siin juba vastuvõttu eemale, et saavad seda ilust ära kasutada ilma, et väga suurt riski võtta. Ja nüüd on plokis kinni. Ja, mulle meeldib see emotsioon. Number 8. Sofia Suravljova, vaatame seda korduses, seda emotsiooni. See on selline...
Hea nii, lühike serv. hea lühike serv jälle. Kaukver. Oih, No nii, no saime üle selle palli. Ise ka naeravad siin eset punkti. Astrid Jakobsoni kätest Siret Kaukver. Aga head servi lõi meil jah. Võistkonna sidemängija Kalevi poole pealt, Helen Kuusik. Siin on näha, et Kalev on harjutanud seda lühikest servi, et leiavad selle võrgu esises seal päris hästi üles. Nii, Kuusik nüüd Hea tõste. Anastasiale nurka ja seal on, sealt hea protsendiga lahendatakse. Kätest ilus ära löödud, ega siin on jah, kui niimoodi kõrgelt kätest ära lüüa, siis kaitsel on seal üsna keeruline midagi teha, et ega see ploki taga tavaliselt ühtki kaitsemängijat päris täpselt ei ole. Et Selver küll mängib sellist natuke võib-olla meeste võrkpallis nagu rohkem nähtavat varianti, et libero on 6 peal. Jookseb neid pikki palle siis sealt üles, aga ka praegu seda ära ei reageerinud. Läks tõste väga peale, aga No nii, Keter Utno ei jõudnud selleni, jah. Iseenesest, mis nüüd järgneb, et seda tahame näha. Läks tõste nagu aia taha, aga oluline see, mis nüüd edasi saab. Ega siin ei ole aega nagu jääda väga põdema neid asju, et tuleb järgmine pall peale ja nii, Cassandra Vall võtab vastu. väga ilus. No nii, tubli Keter jah. Et pani selle kõrge tõste sinna sõbrannale üles ja liberal tuli pihta, aga natuke lihtsalt nagu täitsa rinda, et sealt kas põrkab õigesti või ei põrka, seal väga suunata pole midagi. Siret Kaukver ise servima, kes siis hetk tagasi selle kõrge palli punktiks vahendas ja Siret käis ka Hispaanias noortekoondisega ja väga hea mängu tegi Hollandi vastu. Oih. Eksib nüüd. Jah, see võrk ei andestanud praegu. Oleks võinud ka üle rulluda sealt, aga seekord mitte. Kalev ongi 3 punktiga ette läinud juba, et Sofia Suravljova eduseisus 10-7. Nii, Vall võtab vastu ja Lukas lööb piki piiri, vaata kui hästi õigesti hästi istus seal, jah. Oih. Ja viimane puude ebaõnnestus. Aga hästi kutsub Sofia nüüd võistkonna kokku, et tegelikult ei olnud üldse minu arust nagu kehv kaitsepuude, et oleks võinud selle sealt edasi nagu joosta. Ilusti nagu siuke double the line oli, nagu öeldakse. Aga jah, ei saanud seda palli üle ja järgneb servi äss kohe, et natukene võib-olla Viktoria Tunskaja. Viktoria Tunskaja nüüd on hädas. Sova Jakobson tegelikult on suht märkamatu, pikalt lööb, aga vähe tööd on saanud millegi pärast, võiks rohkem seda tõsta. Selles game'is nagu on paar korda saanud siin ilusti ründama, aga jah, eelmises väga ei mäleta, et oleks nii palju tööd saanud, et võib-olla võiks seda nagu rohkem kasutada, eriti kui Side 6, Side 5. Jah, Vadistova on ka tagaliinis, et ma tunnen, et sealt võiks nagu rohkem tulla. No Jürilo ka selline pall, et jah, ütleme, need ei ole need pallid võib-olla, kus nagu mis lahendusel sa nagu diagoona peaks välja mõtlema siin? No eriti, kui võib-olla ei olnud kõige parem tõste ja võib-olla sul tuleb kuskilt keegi jõuab öelda, et plokk ei hüppa ka, et siis tasub ikkagi seda teist platsi poolt nagu otsida, et 2 peale 1 peale see pall suunata, et igal juhul kas siis on diagonaalründaja võtab selle palli või võtab sidemängija, et igal juhul see häirib võistkonda rohkem, kui et libero saab sealt hea kaitsepuute või tuleb hoopis viga, et kui viga teha, siis pigem sinna poole. No, Keter Utno nüüd eksib lööb ässa. See oli vist äss minu mõelest. Ja, see oli äss, jah. Ma hakkasin mõtlema, et Keteri servide peale siis
kuidagi läks ära, aga jah, ei Keter. Tal on hea serv. Vasakukäeline. Astrid Jakobson lööb nüüd võrku. Aga Ketteril tuleb 3. serv nüüd. Ta teab, mis on kaalul. Ta on kuulnud jah, et nüüd juba vastase natuke surve alla, 12-12 oled järgi tulnud. Et jah, nii Anastasia vastuvõttu liigutus ei ole selline kõige pikem puude just ei ole vastuvõtul. No. Natuke jah, selline veel selline hüplik või kuidas ma ütlen, et suudab hoida õiget seda joont nüüd ja nüüd läks nüüd natuke parema. Hästi Sõde Kirss komitib, et hüppas samal ajal kui Varvara Nezmejeva. Ja ilustas ta oli tegelikult keskele, aga lihtsalt tal oli veel aega sealt üle nagu üles reageerida, üles hüpata. Nii kiire seda ei olnud. No nii, Keter lihtsalt servib ära selle teise game'i meil siin. See nüüd kapten küsis ise time-out'i, et ma ei tea, kas treener ka lõpuks näitas midagi. Ta võis siin varemgi näinud, kuidas vahepeal treener annab võistkonna abitreenerile üle või igasugused. Selle hooaja, ma ei tea, kui palju sa oled Eesti kodust võrkpalli jälginud, siis meil on ikka päris palju anomaaliaid olnud siin sel hooajal. Midagi on silma jäänud, ütleme nii. Huvitavaid mänge ja lõpplahendusi ja operaator istub siin kõrval ja muidugi Vaide asi on olnud päris huvitav meil siin. Igasugused vaided, mis on muutnud mängu kulgu ja aga selles mängus meil on 2 Eesti top 2 referiid ja Uku ja Erko. Siin ei ole vaiet vajagi. Ei ole mingit vaidlust. Keter Utno nüüd. Vaat, see oli see peale time-out'i, jah. Eks siis serviga. Tal on praegu Marko Hääl kõrvas, ma arvan, et ja emaga sõidab meil siin kohe kõrval ja raputab pead, et ei ole rahul. Eks need siuksed võrkpalli kirjutamata reeglid on, et peale mingeid olukordi, peale vahetust, matšpallil, peale time-out'i, et on siuke trahvivääriline teha viga, et anda nagu vastasele siukseid tasuta punkte. Ja nüüd tuli vihaga jälle. Nüüd tuli vihaga ja lühike tõste jälle, tsooni 4. Talle nagu sobivad sellised, okei, see oli kombinatsioonina välja mängitud ilmselt, aga et mulle tundub, et talle pigem meeldib siukseid isegi natuke liiga kiireid palle lahendada, et ta jõuab ilusti jalgadega sinna alla ja lööb nagu vihaga ära, et kui liiga kõrgeks jääb, siis tal on natuke liiga kaua aega seal mõelda. Nüüd Jürilo 2 käega teiselt korruselt. Ja need hanid on ka päris hästi tegelikult Kalevi poole maha jäänud, et need nagu toimivad, eriti kui sinna keset platsi lükata, et natuke on seal nagu segadust. Ja kes meil siin servib nüüd? Keira-Liina Lukas, et aga jah, siin sõrmedega võetakse seda servi ja no nüüd küll me saame kordust vaadata, kas siin mingi plokk-kaitsesüsteem ka oli kokk või kuidasmoodi see nüüd pall niimoodi läks, et kas Jüril oli liiga palju lahti seal seda piiri või? No pigem vist oli piir kuidagi sealt ploki kõrvalt vist, tuli ploki kõrvalt või tuli ploki vahelt, ma isegi saan aru. Ploki kõrvalt jäi natuke palju lahti. Kassandra Vall on päris huvitav. Väga hea mängu teinud, libero, ma kiidaks Selveri liberot, sellepärast, et siin on teine libero ka Elis Ahjupera ja nad on siin niimoodi korda mööda mänginud, aga seda mängu mängin praegu ikkagi Kassandra ja väga hästi suhteliselt. Ja ei ole ju otse vigu, üks võib-olla, et on ära kestnud sellel ametipostil. Siin Helen Kuusik üritab natuke kelmitada. Jakobson kaitses ja uuesti tsooni 4 nüüd. Anastasia selline push-pool maha jää. Keira-Liina Lukas.
no nii on heal kõrgusel. Ja Siret Kauper läheb ikka vajutama ka seda. Ja ei, siin nagu võimu pealt ja just see on äge, et ikkagi siis kõrged pallid ka. Käisin, vaatasin Soomes finaali seal ka ikkagi kõrged palli mindi kogu aeg vajutama täiega. Ikka. No nii, tuleb veel ässa. Servias. Selver on päris hea spurdi saanud, et siin vahepeal oli äkki mingi 13-10 või? Ei. Jah, 13-10 oli. Ja nüüd on siis 19-15. Utno vedas serviga järgi ja ette ja sealt nagu läks jäme ots ära spordiselts Kalevil. Ja nüüd tuleb veel Anastasialt. Ja, hea lahendus oli iseenesest. Viga rünnakul. Süüge natukene hädatõste. Püüdis tegelikult jalgadega ilusti kinni selle palli, aga jah, mingis mõttes võib-olla õiget ei läinud nagu 1 meetrisse seda palli lööma, aga natukene pikaks ta läks. Anatoli Kuprianovitš igal juhul võtab oma teise time-out'i ära ja mis see siis? Midagi toimub. Siin kommentaatori selja taga on sulgpalliväljakud ja siin. Ma mõtlesin, see on Anatoli algus. Sulgpalliväljakud. Mingisugune taustamüra tuli eetrisse. Aga jah, Keira-Liina Lukas on nagu numbri all 1 on nii noortekoondise kui ka selle võistkonna ilmselge selline punkti liider, kes just kaitses viskus ennast ohverdalt pallil järgi. Aga Kauper ka. Jah, räägi. Nagu, jah, Jüri Losova paneb ühe ploki, aga jah, selles mõttes Keira, kui ma võtsin just eilset mängu jälle vaatasin, et Kauper tõi 13 ja Lukas 18 punkti. See korralik, väga korralik ja ta saab, ma saan aru, et ta on nagu kaitses ka seal 5 peal, et seal saab ikka korralikult tööd ka ja saab selliseid kõvemaid lööke seal vastu võtta ja on sellega väga hästi hakkama saanud, et selle võrra võib-olla paibirünnakut temalt ei näe, aga vähemalt on nagu kaitses asi paigas ja sealt nagu ei kärise. Et eks võrkpallis on küll mingid teatud positsioonid välja kujunenud, aga neid saab alati natukene vangerdada vajadusel, et küll on diagonaalründajad mänginud 6 peal ja nii edasi, et ei ole siin midagi kivisse raiutud, peas, et asetus õige on. Nii, Lukas, nüüd on küll see free ball, oleks võinud olla paremini käes, aga no ei õnnestunud praegu Helen Kuusikul. 23 punkti koos Selveril ja liiguvad siin mängu 2-0 geimi võidu suunas, et nii, Säde Kirss nüüd peale taktikalist paela sidumise pausi eksib serviga. Ja Helen Kuusik servima. Eksib. Helen eksib serviga ja game-pall teise game'i game-pall tuleb seda mängu panema Maria Hall. Jah, Kalev hakkab siin nagu natukene laiali nagu valguma, et kui neil mingi hea õnnestumine on, siis on kõik koos ja rõõmustavad, aga natuke on ka selline teine äärmus, et kui nii hästi ei lähe, siis natukene kõik jäävad nagu oma pead, et ja näod on pikad. Ja, et natuke selline kõiguvad rohkem võib-olla äärmusesse. No nüüd Sova ja Utno teevad monster bloki veel ja juhatavad meid reklaamipausile. Jõudu tööle! Kas meil siin mõni pood ka veel lahti on?
mõte. E-Selver on igal pool, alati lähedal. E-Selver. meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Elektrolüütidega Hydration ja suhkruvaba Fookus. Laetud vingete vitamiinidega. Uued Vitamineral Prod A. Le Coq'ilt. Nii, tagasi Taltehi spordipaleest. Oleme 2-0 on Selver Tallinn finaalis. Juhtimas siis Tallinna spordiselts Kalev vastu. Ja nüüd saime tehnikaga funkama. Kertu saab võtta kõik numbrite keeles selle seni toimunud. Jah, no ega siin nagu tunda oli, et tegelikult isegi praegu on Kalevil parem vastuvõtt, mis on nagu üllatav, et noh, küll 2%, et ega üsna samasugune, et aga jah, Nipadistova on siin top skoorer praegu 13 punktiga, 2 tiimi peale kokku, aga efektiivsus on +6, et siin rünnakuprotsent ka 50, 20 tõstest 10 ära löönud, 5 oma viga, et üsna selline punkt või viga olukord, et aga selles mõttes on näha, et ta läheb nagu riskima igalt poolt punkti võtma, et siiski noh, ütleme järgmine mängija Kalevil on toonud 5 punkti Mosolevskaja, et näha on, et tema peal see mäng praegu seisab Kalevil. Ja Selveril siis palju ühtlasemalt, et Siret Kaukver 9 punkti, Jürilo 8 punkti, Lukas 7 punkti, et väga ühtlaselt ja pluss-miinus ka tiimidel ikkagi üsna erinev, et tiimi peale kokku siis Selveril +20 ja Kalevil +1 vaid, et ikkagi oma vigadega on päris palju ära antud ja tegelikult jah, servil mõlemad on saanud 6 punkti serviga, et seal on tegelikult üsna võrdne, aga pigem jah, siis plokipunkte Selveril 5 ja Kalevil 1 ainult, et sealt tuleb nagu ka vahe sisse. Ja kolmas game algas kohe Kaukveri rünnakupunktiga, 10 punkt talle. Et jah, kui muidu siin on olnud Lukas, kes eksis serviga, selline punktikahur, siis praegu on Siret Kaukver on tegelikult seda finaali väga hästi mänginud ja 10 punkti juba toonud ja Lukase peale läheb serv ja keskelt Säde Kirss sanitab. Nii, nüüd oli küll jälle selline esimene puude. Pigem ei oleks pidanud seda sidemängi võtma äkki. No lühikest jälle. Ja nüüd natuke nii hästi ei klappinud, aga... Jüril oli valmis ka seal blokis. Nii, kõrge tõste nüüd ja nüüd Kaukver eksib, jah? Ja ütleme, Selveril on selle võrra nagu lihtne, et kui üks mängija toob nii palju rohkem punkte kui teised, siis tasubki seal rohkem valmis olla ja teised võib nagu natuke jätta nagu reageerimiseks, ütleme nii, et nüüd tuli vist päeva pikim serv täna, et... Varvara Nesmejeva, jah, eksib serviga ja oli päeva pikim pigem. Ja Säde Kirss on servijoone taga. Kui siin Kalev nagu teisi ründajaid natukene paremini käima ei saa, siis läheb neil nagu väga raskeks siin nagu võitu vormistada. No, Simona Sova, kolmas plokk täna. Ei, väga ilus, väga ilus.
Simona Sova 3 plokki ja 3 rünnakut. 3 tõstet on saanud ja kõik 3 on ära löönud ja lisaks teinud 3 plokki, nii et no paremini enam ei saa. üks servi äss ka veel juurde. No, tõi ära selle palli, jah. Ja punktiks, super. Meie siit täpselt ei näinud, kuidas see palli ära toomine käis, aga... Siit rõdu juurest kuskilt toodi ära, rõdu pealt põhimõtteliselt, aga... Ja Selver jällegi ei olnud nagu valmis, et see, tegelikult see pall toodi päris võrgu peale ja lükati nagu rusikaga lihtsalt teravalt üle, aga keegi plokki ei hüpanud, keegi vastu nagu sinna käsi ei pannud, et seal oli väike nagu... Kas siis juba oodati, et tuleb punkt, aga jäeti nagu see 2 silma vahele. No võitleb. Tallinna spordiselts Kalev võitleb, mis ta võitleb, aga 3 puutega ei saanud seda palli tagasi Selveri väljaku poolel toimetatud. Jah, Utno suunas nüüd nagu õigesse kohta selle palli. Et isegi jalad maas saab nagu palli õigesse kohta panna, juba on vastastel segadust. Nii, Anastasia nüüd. Nüüd jäi see pall Ketteri kätte alla täpselt, see tõste oli nii peal, et ei suutnud seal... Ta oli peal ja ta oli nagu piisavalt lühike ka, et ta üritas küll seda nagu block-out'i teha, aga ta oli piisavalt platsis sees, et ei piisanud sellest nurgast nagu. No nüüd tuleb selline lihtsam. Jürilo eksib serviga. Ja, läks lühikest panema, aga plats oli oodatust pikem, ütleme niimoodi. Nii, Kassandra Vall. Viimane puude läheb siia Astridile ja saab ka Jakobson ise tagasi, aga ei ole valmis Astrid Jakobson täna kuidagi ootaks Anastasiale seal rohkem abi tema poolt. Et vähe saanud tööd ka ja peaks rohkem küsima endal tõstet ja täpselt tema asetuselt 2 tükki, side 6, side 5, et küsida endale tööd ja rohkem võib-olla lahendada neid palle ja no vaatame, saab kohe Astrid nüüd tõste ja seal on muidugi Lukas ja Sova ees. Jüril on nüüd kaitses. Võrgus, jah. No, Simona Sova muidugi. Jõuga läks vajutama. Päris huvitav korduses ka näeb, et ei no õige lahendus iseenesest, pall tuli talle põhimõtteliselt pähe ja põhimõtteliselt vajutus punktiks ka, aga lihtsalt natuke saatis seda palli võib-olla liiga kaua käega. Nii, Utno tõstab meil siin tsooni 4 Oih. Lukasele ja selline... Siin nagu jäi kõhklema kaitses, et nagu mängis, nagu ei mänginud. Ja Simona Sova servima ka ise. Et, vaatame Simona serv, jah, ta on terve mäng pannud siia libero peale ja on siin hädas. No nüüd selline ebakõla. No nüüd Jakobson saab tööd ja... No Sova teeb kaitses ka ikka tööd, et korralikult siin võtab teiste eest ka palli ära. No ja nii. 3. kord jälle samas rallis. Simona Sova, uskumatu. Nii, Kaukberg tõstab nüüd 4 peale. Super tõste, block-out. Lukas sealt nüüd kannatasid ära selle ralli. Ja muidugi Simona Sova, pool punni Simontsile. Oi, muidugi. Igal pool käsi all. Ja see müüt jälle tuleb ümber siin, et tempod ei mängi kaitsed. Näed, mis teeb? Temast peaks hakkama mööda suunama palli. Ja jookseb veel sinna ka. No ai, okei. Tempo kaitses, see lause, selle võib ära unustada. Muidugi. Nii et jah, Simona Sova siis tegi hea seeria. 8-6 on Selver saanud 2 punktiga juhtima. Ja 6-8 seisul siis Astrid Jakobson.
tõstab tsooni 4, kus on Keira-Liina Lukas, kes lööb palli punktiks. Keira ja Ketter on ka klassiõed Audentse spordigümnaasium 10C. Ma loodan, et klassijuhataja ikka vaatab seda mängu. Ja Ketter Utno paneb pika servi ja keskelt selline Varvara teeb kogu aeg seda 2 käega hani sinna 5 peale ja lihtsalt nüüd jäi maha ka. Jah. Ilusti nägi, et 4 pealt tuleb plokki appi ja seal oli täitsa tühi. Side 1. Vall võtab vastu, Utno tõstab tsooni 4, kus on Jürilo. Ja Jürilo lööb ära selle palli. Ja seekord Kalevi tribüüni pealt ära ei saa tuua, sest põrkaski siia rõdule ja 10-7 ja Keira-Liina Lukas. Fänklubi on kõik korralik siin mõlemal pool. Jah, kus juures väga palju trumme ei ole. No otse äsjale libero seal vist oli ennem asetusviga ka vilistati, jah. Aha. Et Vile käis juba enne. Asetus, jah. Seal oli Astrid, oli valesti seisis. Seis juba 1 peal, nagu ikka juhtub diagonaalidel. Et tervitakse Eesti meistrit vasaku käelist, kes mängib ka diagonaalründe positsioonil juhtumisi. Et kunagi Lilleküla gümnaasiumis mul oli ka üks mäng, kus 5. lõpus side 2 asetuses seisis Tiago 1 peal juba kogemata ja saigi game läbi ja ka. Ja tervitused siin siis nimest nimetamata. Ja Keira-Liina Lukas. Ja on hädas natukene ikkagi meil Viktoria Tunskaja peale on ikka nii mõnigi äss täna löödud ja ega Kassandra peale on ka 3 ässa löödud, aga kuidagi on meil see valges särgis libero jäänud rohkem silma, et on suunatud ka serviga muidugi. Libero Viktoria Tunskajat. Jah, ootusärevus on siin kõigil 13-7 ja game'id 2-0. Peale seda siis poiste finaal ja seal on siis Selverid omavahel madistamas. Selver 1 ja Selver 2. See on muidugi jälle mingit moodi ajalugu, et niimoodi ühes klubis 2 võistkonda mängivad siis kulla peale. See näitab ikka jah, et midagi on hästi tehtud seal Selveris. Või siis on valik niivõrd palju suurem, et on kus seda materjali võtta. U18 vanuseklassis on ka olnud 2 võrut esimeses finaalis, aga niimoodi, et nagu et nad omavahel finaali ka mängivad, et see midagi... Superfinaali nii-öelda. Jah, see on midagi uut, et... Nii... Nurgast lööb. Kaukver pikalt lööb ja lööb natuke liiga pikalt. Jah, väga lähedal oli. Videovaidega võib oleks isegi sees. Aga... Praegu jah. Ei, tundus ikka pigem väljas. No, napikas. Igal juhul. Nii, number 10. Kertu Kelder. No, Vall, super vastuvõtt, midagi pole öelda. See, et Kaukver mängib hästi ja Utno ja kõik muud asjad, aga see, et Kassandra Vall nii hästi on mänginud liberot, on minu jaoks kõige parem üllatus siin Selveri poole pealt. Nagu. Kõik teised on mänginud nii, nagu ikka mängivad, aga Kassandra Valli ma ei ole nii hästi mängimas. No, näed. Milline mäng, kus teha siis selline hea esitus? Kus mujal kui mitte finaalis? Jah, siin nüüd Anastasia jääb vastuvõtul läbi trossi Säde Kirss.
lööb ässa ja teeb pea otsa Säde. Nii, väga hea lühike serv jälle. No Jürilo nüüd tegi ja selle kohta võtaks kolliblokk või? Ja ega Jürilo oskab seda ploki asja teha küll, ta on ka mänginud keskel ja tal käivad käed väga ilusti üle. Ja noh, kui sa oled 1,86 pikk, siis ja hüppad ikkagi natuke üles ka ja seda võrkpallimängu nagu mänginud, harrastanud ja nii, me tuli Maria Hall ka ühe käega jälle. Keira-Liina Lukas kaitses, Kette Rutno vasaku käega seal. Nii, Hall kaitses. Kaupver 4 pealt 4. Nii, Batistova pall maha ei jää rünnakul. No nii, vaata kui hästi andis viimase puutusova. Ja nüüd Antenni lööb ise. Astrid Jakobson lööb ise ja Antenni lõpetab ära siin. Ja Maria Hall saab jätkata. Aga ennem Anatoli Kuprianovitš võtab oma teise time-out'i ära ja seis on 9-17. Ja siuke hea ilus pikk pallivahetus oli, et natukene nukralt lõppes, aga noh, ma loodan, et Kalev siin nüüd väga ei jää nukrutsema neid. Sest nad on nagu mängus sees iseenesest, aga lihtsalt nagu jah, punkti lõpud annavad ära, aga kahjuks ilusate pallirallide eest siin ei anta punkte. Eks Anatolil on siin viimane hetk natukene motivatsioonikõnet pidada ja püüda seda nagu natuke rahustada võib-olla neid Kalevi mängijaid, et nad on veits ikkagi jälle nagu laiali valgunud, et eriti peale siukseid pikki punkte ma tunnen, et nad lähevad nagu natuke igaüks oma nurka, et siin oli üks Eesti meistriliiga mäng sel hooajal, ma sulle anomaaliatest rääkisin. Seesama daam number 11, kelle see on pall praegu, lõi minust 8 ässa naiste meistriliiga mängus. Tal on ka hea serv, jah. Näed, nüüd mõtles lühikese välja. Kui siin kunagi koondise treener ütles, et Eesti parima servi sensibility'ga mängija on Nete Peit, siis tal on konkurent tekkinud. No näed. Maria Hall suudab ka lüüa pikka igas suunas ja lühikest ja kõik jutud. No nii, Simona Sovale. Lihtne saak on see Simona Sovale ja see mäng hakkab siin kohe varsti läbi saama, nii et me siin kõiki tähtsaid inimesi mainimata jätta, siis olgu öeldud veel ära, et siin selle tiitli juures on kindlasti väga suur roll ka vaatame selle ralli lõpuni, väga hästi Kette Rutno. Aga nüüd plokk võrgus. Igal juhul Vile tuleb veel. Huvitav. No ju siis. No jaa, punkt igal juhul. Ju siis. Punkt igal juhul Selver Tallinnale ja Maria Hall. No nii, Astrid nüüd. Nüüd on see natuke sellist vihast nägu ka, aga pigem on natuke hiljaks jäänud. Keegi vist ei naeratud praegu, kui see punkt tuli, et see on ka... No eks see on lihtsalt siuke teistmoodi tiimikeemia ilmselt seal, et igaüks omamoodi. No eksib veel siin serviga Anastasia Nipostitova ja juba jah, puuritakse silmadega seda tablood, et 10-22, et OMG enam siit midagi ei mõtle välja, et see Siret Kaupver siin. Ja ütleme, ükskõik mis, ega seda mängu nautimist ei tohi nagu ära kaotada, et siis läheb nagu asi siukseks väga sunnitööks, et siis ei ole kellelgi enam lõbus, et
vahet pole, mis see seis siis on. Nii, Lukase pall maha ei jää. No blokiga ja võimuga ikka Simona Sova, ma arvan, mingi 4. või 5. Et me numbritega võtame selle mängu kindlasti kokku veel mõne hetke pärast. Ja noh, läks nii nagu läks, et üllatust. See oli selge, et Selver peab selle finaali võitma. Ise nad siin on kõik asjad ära teinud ja mänginud võimete kohaselt ja võimuga. Ja hästi tegelikult sai. No, aga no juba see, et ikka minnakse kahekesi kas või? Kahekesi ja mängitakse lõpuni. Pigem nii, kui et keegi ei lähe. Nii et. Maria ja Siret, kiitus, et lõpuni võitlete. Vahet ei ole, mis see seis on. Kassandra Vall. No nii, Lukas nüüd kätest out ja 24 ja matšpall, 24 koos ja Simona Sova, kelle näol on tegemist äärmiselt andeka noor võrkpalluriga. Tahaks seda servi lüüa, aga Noora Miniotaite hoopis tuuakse. Aga Simona sai servida küll selles mängus. Ja Noora Miniotaite, tõeline tiimimängija, lööb hea servi veel siia. Hästi. Ja Kaukver ilusti kaitses. Nii. Hästi saab seal Säde Kirss veel plokis käed vahele. Pall tõstab tsooni 4. Lukase rünnak maha ei jää. No vaata, mis tegi. No näed. Varvara Nismejeva. Varvara Nismejeva, põmst jalad maas. Ja õnneks Kalev jälle määratab, nii et see on põhiline. Jaa. Nii, side 5. Astrid Jakobsen paneb palli mängu, Kaukveri poolt ideaalne vastuvõtt ja Keira-Liina Lukas lõpetab selle mängu ja geimi ja 25-12 Selver Tallinn, Eesti meister aastal 26. Palju õnne kõigile. Palju õnne, jaa. Et näitasid küll, et on nii-öelda domineeriv jõud siin selles vanuseklassis ja vormistasid väga ilusti selle võiduga ära, et pea pidas ilusti vastu. Jah, peatreener Sten Esna, abitreener Markus Maila, klubijuht Karol Paas ja kõik treenerid, kes nende tütarlastega on vaeva näinud. Karlo Remi, Kallen, Keiu Silm, Laos Lukas kindlasti. Et hea töö ja äge põlvkond. Võtame kiirelt selle mängu veel ka kokku numbrite keeles. Sina võta kokku, mina vist pean juba kuskile autasustama jooksma äkki või? Autasustamine peale vist poeglaste finaali. Kõik on koos, selge. Aga ma ei ole 100% kindel. Vaatan, kas siin pannakse midagi valmis. 9-1 oli plokkidega, jäi siis peale Selver ja no võimuga võeti, selles mõttes see ei olnud nagu üllatust. 20, 16 ja 12 ja muidugi Tallinna Kalev, müts maha Anatoli Kuprianovitš ja Tatjana Ilarionova. Selles mõttes, et selle klubi jaoks suur asi, et finaali välja jõuti. Aga jah, sellest mängust veel siis Anastasia Nipatistova 13 punkti ja Selver Tallinn resultatiivsem oli siis Keira-Liina Lukas lõpuks ikkagi 15 punktiga, Siret Kaukver 11, Helene Lisette Jürilo samuti 11 ja siin Säde Kirss 7 ja Simona Sova 7 punkti. Nii et mängiti väga võistkondlikult, löödi 11 ässa, siin Kalev serveeris 6 ja rünnaku protsent 55, igati. Jah, väga soliidne. Igati soliidne esitus ja ma arvan, et siin vist on äkki kõik jutud räägitud ja tundub nii. Ja poiste finaali ootuses. Nii et
head võrkpalliõhtu jätku minu poolt ja Kertu saab siin Andres Fanoviga järgmist mängu edasi kommenteerima jääda. Jah, mina siis jätkan. Praegu siis tõmbame joon alla ja püsige siis võrkpallilainel kõik Delfi spordisõbrad.